18. juuli 2026 Vene linna Tambovi kohal, mis asub umbes 475 kilomeetrit Moskvast kagus, kõlab Ukraina droonide iseloomulik sumin. Veelgi põhja pool ja pealinnale palju lähemal, Elektrostali linnas, kordub sarnane stsenaarium, kui mehitamata õhusõidukid sisenevad linna õhuruumi. Viimastel nädalatel ja kuudel on arvukad Ukraina mehitamata õhusõidukid sisenenud sellistesse Vene linnadesse. Tavaliselt otsivad nad naftatöötlemistehaseid, kütusehoidlaid ja muid Kremli energiataristu väärtuslikke osi. Kuid neil droonidel on hoopis teistsugused sihtmärgid. Nad ei otsi kütusehoidlaid ega suundu ka traditsiooniliste sõjaliste objektide nagu droonitootmistehaste või laskemoonaladude poole. Selle asemel kavatsevad nad rünnata Venemaad kohas, kus seda kõige vähem oodatakse, avades täiesti uue rinde ja tekitades Kremlile uue kaoselainega peavalu. Sest need droonid on nüüd vaid sekundite kaugusel Venemaa suurima veebikaubandusettevõtte, niinimetatud Venemaa Amazoni Wildberriesi ladude ründamisest. On lihtne mõista, miks Ukraina tahaks õhkida näiteks raketitehaseid või saata oma droone ja rakette Venemaa rafineerimistehaste pihta, sest see mõjutab otseselt Kremli võimet oma sõjamasinad kütusega varustada ja konflikti väga otsesel moel käigus hoida. Vähem toodetud droone ja rakette tähendab vähem laskemoona, mida Ukraina linnade ja asulate pihta tulistada. Rohkem põlevaid rafineerimistehaseid tähendab vähem raha, mis laekub Venemaa presidendi Vladimir Putini kassasse. Siiski on veidi keerulisem mõista, miks Kiievi väed tahaksid siikule võtta suure veedikaubamaja, mis müüb igapäevaseid tarbekaupu nagu riided, kosmeetika, raamatud ja kingitused. Kuid Wildberries mängib sõjas vaikset, kuid olulist rolli. 2004. aastal asutatud ja Moskvas baseeruv Wildberries on Venemaa suurim e-kaubandusettevõte. See meelitab miljoneid igapäevaseid kasutajaid, töötleb sadu tuhandeid tellimusi päevas ning teenib igal aastal miljardeid dollareid müügitulu. See teenindab mitte ainult Venemaad, vaid ka mitmeid endisi Nõukogude Liidu vabariike nagu Armeenia, Tadžikistan, Valgevene, Gruusia ja Usbekistan. Umbes pooled kõikidest Venemaa veebimüükidest toimuvad Wildberriesi platvormil. See on tuntud nimi. Platvorm, mille poole venelased pöörduvad alati, kui nad tahavad midagi kiiresti ja mugavalt internetist osta. Olgu selleks uued rõivad, kodumasin või elektroonikaseade. Ja täpselt nagu Amazon Ameerika Ühendriikides ja mujal maailmas, ei müü ka Wildberries ainult omaenda tooteid. Tegelikult toimub enamik nende ärist teiste kaubamärkide ja müüjate kaudu, kes turustavad oma kaupu sellel platvormil ja loodavad sellele, et jõuda miljonite tarbijateni üle kogu Venemaa suure territooriumi. Realt näha ei tundu see ettevõte olevat ilmne sõjaline sihtmärk. Sirvige näiteks Wildberriesi avalehte ja tõenäoliselt näete seal reklaame ning tootevalikuid nagu koolitarbed, naiste kleidid ja beebitooted. Kui aga sügavamale vaadata, hakkavad hoiatavad märgid ilmnema, sest see platvorm ei müü ainult süütuid tarbekaupu, vaid ka tooteid, millel on selged ja ilmsed sõjalised rakendused. Sellised esemed nagu kuulivestid, kehaturvised, kiivrid, raadiosideseadmed, fiiberoptilised kaablid ja droonide komponendid. Ja seega, kuigi Wildberries on püüdnud oma seotust sõjaga puhtaks pesta, väites oma poliitikadokumentides, et nad keelduvad müümas sõjaväeotstarbelisi relvi, on nad siiski olnud konfliktis aktiivselt osalenud. Sest Wildberriesi veebilehte ei kasuta ostmiseks ainult tavalised Vene kodanikud. Vene sõdurid teevad täpselt sama. Alates sõja varasest staadiumist 2022 aastal kuni tänaseni on Kremli väed pöördunud Wildberriesi poole alati, kui neil on vaja lisavarustust. Nagu selgitab Pavel Lutsin, Euroopa poliitikaanalüüsi keskuse vanemteadur, Venemaal katavad ametlikud protseduurid enamasti ainult relvade hankimist, nii et sõjaväeüksused ja üksiksõdurid peavad palju asju ise ostma. Vormiriided, toit, bensiin, elektrigeneraatorid, droonid, autod, mootorrattad, varuosad. Seetõttu on võimalik osta sõjapidamiseks vajalikke kaupu Wildberriesist. Sellepärast on Wildberries saanud ka Ukraina jaoks õiglaseks ja õigustatud sihtmärgiks. Sest see ei ole lihtsalt sõbralik tarbijaturg, milleks ta end esitleb. See on tohutu ja laialivalguv sõjaline logistikavõrgustik, mis toimetab kohale olulisi seadmeid, mis võimaldavad Vene sõduritel oma operatsioone tõhusamalt läbi viia ja seavad ukrainlaste elutohtu. Kiievi komandöörid said sellest aru. Nad mõistsid ka, et nende parim võimalus sõda võita ei ole minna rindel otse vastamisi Vene vägedega, vaid katkestada vaenlase varustusliinid ja halvata nende logistika. Kuna Wildberriesi laod olid osa sellest logistikast, pidid need hävima. See toob meid tagasi 18. juuli sündmuste juurde, kui Ukraina otsustas viia oma üha tõhusama süvalöögikampaania täiesti uuele tasemele. Kiievi väed olid juba korraldanud arvukalt edukaid rünnakuid naftatöötlemistehaste, transpordisõlmede ja sõjatehaste vastu.
Mõistes, kui väärtuslik oli Wildberries vaenlase vägedele, otsustas Ukraina muuta ettevõtte laod esmatähtsateks sihtmärkideks. Droonide parved pandi kokku ja saadeti teele Ukraina territooriumilt, alustades oma pikka teekonda üle piiri Venemaa õhuruumi. Need polnud lihtsalt tavalised droonid. Paljud Ukraina mehitamata õhusõidukid on loodud lendama vaid mõne minuti, enne kui nad oma sihtmärke tabavad. Need pidid kestma palju kauem, läbima 100 miile, et rünnata mõningaid suurimaid ja kõige tihedama liiklusega Wildberriesi logistikakeskusi. Aastaid polnud Ukrainal lihtsalt tehnoloogiat selliste rünnakute läbiviimiseks, kuid 2026 aastaks on tal ette näidata erakordne drooniarmee, kuhu kuuluvad näiteks Firepoint FP, FP1 mudelid, mis suudavad lennata peaaegu 1000 miili, kandes kuni 120 kiloseid lõhkepeasid. FP1D on varustatud nii inertsiaal- kui ka satelliitjuhtimissüsteemidega, et leida tee sihtmärkideni raadarit neelava soomusega, et vältida avastamist, ja elektrooniliste vastumeetmetega, et toime tulla Vene segajatega. Need on ühed kõige arenenumad ja tõhusamad droonid, mis kunagi loodud ning 18. juulil mitmed neist sumisevad Tambovi ja Elektrostali kohal taevas, kahel asukohal, millel on üks ühine joon. Mõlemas asuvad suured Wildberriesi jaotuskeskused. Öösel pimeduse varjus jõuavad droonid oma teekonna lõppfaasi. Ukraina operaatorid jälgivad turvalisest kaugusest 100 miilide kauguselt, kuidas nende droonid sihitud objektidele läheneda. Sõda on kohe sisenemas uude faasi. Esimene droon põrkub oma sihtmärgiga, põhjustades suure plahvatuse Tambovi laos. See ladu avati eelmisel aastal ja seal on piisavalt ruumi kuni 54 miljoni toote hoidmiseks korraga. Varsti tabab veel üks droon. Puhkevad uued leegitsevad tulekerad. Elektrostalis kordub sama olukord, kui mitu drooni ründavad. See on üks Wildberriesi suurimaid logistikakeskusi, mis laiub enam kui 360 000 ruutmeetril ja kus töötab üle 8000 inimese. Kohalikud elanikud ärkavad voodist üles ja tormavad akende juurde, et filmida järgnenud kaost, jäädvustades pilte ja videoid, mida nad kiiresti internetti jagavad. Näed näitavad, kuidas tohutud musta suitsusambad hakkavad täitma nende linnade kohal olevat taevast ning terveid laoseinu laguneb intensiivse kuumuse käes nii ladudes kui ka ümbritsevates hoonetes. Öövahetuse töötajad tormavad väljapääsude poole, kui õhus valitsevad kaos ja paanika. Mõned töötajad peatatakse külma südamega juhendajate poolt, kes väidetavalt keelduvad tulekahju alarme käivitamast või evakuatsiooni korraldamast kuni viimase võimaliku hetkeni, olles rohkem mures oma kasumi kui töötajate elude pärast. Sellise lähenemise tõttu pääseb küll enamik töötajatest ladudest eluga välja, kuid sama ei saa öelda kõigi kohta. Rünnakute järel teatavad Vene ametnikud mitmest hukkunust ja mitmekümnest vigastatust. Samal ajal reageerib Wildberriesi tegevjuht Tatjana Kim rünnakutele Telegrammis, kirjutades: kohutav öö, kohutavad sündmused, meie ettevõtte ja meie riigi jaoks. See valu on sõnul seletamatu. Ukraina droonivägede komandöör Robert Borovdi jagab samal ajal teistsugust arvamust. See puudutab sekunditega mugava rahuaja eksistentsi illusiooni hävitamist agressorriigi kuuleka elanikkonna jaoks, tabades kõige tundlikumat osa tavaliste impeeriumimeelsete patriootide ja Putini toetajate mugavustsoonist. Ja see on alles algus. 20. juulil Tambovi taevas on suits hajunud. Elektrostalis on tolm hakanud settima. Aga Venemaa ei ole enam endine. Riigi inimesed on sunnitud sõja mõju tundma täiesti uuel viisil. Paljud kaupmehed ja ettevõtjad on pöördunud Telegrami ja teiste veebiplatvormide poole, et jagada oma murelugusid, selgitades, kuidas suur osa nende ärivarast hävis. 18. juuli rünnakute ajal tules ja sellest ajast alates on Wildberries vaikselt uuendanud oma poliitikat, eemaldades oma rahalise vastutuse raketirünnakute või droonirünnakute käigus kaduma läinud või kahjustatud kaupade eest, mistõttu pole ettevõttel mingit kohustust neile ettevõtetele mingit hüvitist maksta. Kuid ettevõte seisab siiski silmitsi suurte kulude ja häiretega. Eksperdid hindavad, et see läheb maksma kuni 35,8 miljardit rubla ehk $457 miljonit kahjustatud rajatiste parandamiseks. See on nii suur summa, et Wildberriesi kindlustusandjad ei kata seda tõenäoliselt täielikult. Ettevõte, mis on aastaid nautinud nii suurt edu ja domineerinud Venemaa jaekaubandussektoris, seisab nüüd silmitsi enneolematu kriisiga. Ja olukord läheb veelgi hullemaks, sest veel üks Ukraina droonide parv on sisenenud Venemaa õhuruumi. Mitte lihtsalt suvaline parv, vaid üks seni suurimaid. Hinnanguliselt on umbes 400 drooni startinud erinevatest kohtadest üle Ukraina ja liiguvad kiiresti oma sihtmärkide poole. Osa neist suundub lõuna poole, Aasovi mere suunas, kus nad võivad sihikule võtta ja hävitada mitu Venemaa varilaevastiku laeva, mis transpordivad naftat, teravilja ja muid ressursse. Suur osa parvest suundub aga otse Venemaa kultuuri-, majandus- ja poliitikakeskusesse, Moskva piirkonda. Kui nad lähenevad riigi pealinnale, aktiveeruvad Venemaa õhutõrjevööndid. Radariekraanid süttivad äkitselt kümnete vilkuvate tuledega, kui raketisüsteemid ellu ärkavad. Aga droonid on liiga väikesed, liiga kiired ja liiga arvukad, et Venemaa nendega toime tuleks. Mõned neist lastakse alla, kuid paljud jätkavad teekonda Podolski linna poole, mis asub vaid 40 kilomeetrit Kremlist lõuna pool. Seal nad jagunevad.
mõned sihivad kohalikku naftabaasi, teised tormavad aga veel ühte Wildberrisi asukohta lähedal asuvas Kolodino piirkonnas. Üks ettevõtte vanimaid ja suurimaid jaotuskeskusi on taas leekidesse lahvatamas. Kohalikud venelased ärkavad öösel üles, kui nende ümber kostavad plahvatuste helid. Kui mõned otsivad varju, siis teised haaravad telefonid ja filmivad kaost. Kui Wildberrisi rajatises toimuvad plahvatused ja süttivad tulekahjud, põleb tohutu hulk kaupa tuhaks. Mitte kogu kaup pole sõjalise otstarbega, kuid Ukrainal pole võimalik sihtida ainult sõjalisi tooteid. Kuna Wildberris müüb nii laia valikut kaupu, on Kiievi komandööridel parim ja tegelikult ainus võimalus rünnata kõiki ladusid. Ning sellega saadavad nad ettevõttele selge sõnumi. Selle osalemist sõjas enam ei taluta. Ja selle varad on ohus nii kaua, kuni see jätkab esemete müügi hõlbustamist, mis toetavad Kremli sõjamasinat. Nagu selgitab Serhii Kuzan, Ukraina julgeoleku- ja koostöökeskuse esimees, on peamine põhjus Wildberrisi ründamiseks järgmine. Ladude ründamise eesmärk on häirida Venemaa logistikat ning kaheotstarbeliste kaupade, kriitilise elektroonika, sanktsioneeritud kaupade ja muu sellise varustamist Vene armeele ja Vene relvatootjatele. Aga see pole veel kõik, millest siin jutt käib. Nende rünnakutega toob Ukraina sõja ka Vene rahva enda koju. See annab neile väikese ainduse sellest, mida ukrainlased on pidanud aastaid Vene agressiooni tõttu taluma. Aastaid on ukrainlased pidanud vaatama, kuidas nende kodud põlevad. Nad on näinud, kuidas haiglad, koolid, majad, kirikud ja kultuurimälestised on rusudeks muutunud. Seda kõike Venemaa halastamatute ja lakkamatute rünnakute tõttu. Paljud on näinud, kuidas nende ettevõtted on tuhaks põlenud või on pidanud ellujäämise nimel lahkuma kohtadest, kus nad üles kasvasid. Nüüd on Ukraina lõpuks olukorras, kus ta saab oma vaenlasele samasugust kahju tekitada, kuid ta ei tegutse nagu Venemaa. Ukraina ei soovi sooritada sõjakuritegusid, pommitada koole ega lammutada elamuid. Selle asemel soovib Ukraina keskenduda õiglasetele ja õigustatud sihtmärkidele, saates samal ajal sõnumi, mida Vene avalikkus enam eirata ei saa. Sõnum, mis võib lõpuks julgustada rohkem inimesi üles tõusma ja mässama nende üle valitseva mõrvarliku režiimi vastu. Sõnum, mis muutub siit edasi ainult valjemaks. 22. juuli. Ukraina keeldub oma rünnakuid vähendamast. Selle asemel otsustab ta Venemaad veelgi tugevamalt rünnata, sihtides mitte ainult ühte, vaid 2 erinevat Wildberrisi keskust samal päeval. Jällegi tõusevad Ukraina territooriumilt õhku kaugmaa ründedroonid, mida juhivad piloodid ja nende enda sisemised navigatsioonisüsteemid. Üle piiri ja oma sihtkohtade poole nad liiguvad kagusse Krasnodari suunas, suurim linn ja Venemaa Krasnodari krai halduskeskus. Ja Stavropoli piirkonnas asub väiksem linn Nevenomisk, umbes 150 miili kaugusel ida pool. Neil linnadel on suuruse ja välimuse poolest vähe ühist, kuid mõlemad kuuluvad enam kui 200 logistikasõlme hulka, millele Wildberris toetub oma Venemaa üleste ja rahvusvaheliste tegevuste läbiviimisel. Nüüd, kui ettevõte mõistab, et selle laod on muutunud sõjalisteks sihtmärkideks, on ta vähemalt parandanud oma võimet nendele rünnakutele reageerida. Niipea kui Ukraina droonid avastatakse, kõlab häire, mis käivitab mõlema objekti massilise evakueerimise. Töötajad tormavad väljapääsude poole, kui droonid lähenevad, ja mõne sekundi jooksul toimub esimene plahvatus. Nüüdseks tuttav ja eksimatu plahvatava drooni lõhkepea heli kostab kilomeetrite kaugusele, kui Krasnodari rajatises puhkeb raevukas tulekahju. Nevenomiski laod süttivad samuti põlema, kui mitu drooni tabavad neid. Päästetöötajad tormavad sündmuskohale, et tulekahjusid kontrolli alla saada, kuid kahju on juba tehtud. Jällegi on Venemaa õhutõrje osutunud ebapiisavaks ning Wildberris pole suutnud kaitsta oma müüja laovarusid Ukraina viha eest. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kiidab rünnaku heaks, märkides, et mõlemad keskused olid seotud Vene armee varustamisega droonikomponentide, navigatsiooniseadmete ja muu varustusega. Järgmisel päeval, 23. juulil, ilmuvad värsked teated veel ühest Wildberrisi rünnakust, seekord ühes väikeses külas Voroneži linna lähedal, vaid umbes 170 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist, täiesti Ukraina droonide tegevusraadiuses. Kuigi see rünnak oli vähem tõsine kui teised, kuna märkimisväärset tulekahju ei puhkenud, Wildberrisi laokatuses olid siiski augud, mis viitab sellele, et droonid suutsid hoonesse tungida ja võimalusel sees olevat kaupa kahjustada või hävitada. 24. juulil jätkusid Ukraina rünnakud jaekaubanduse sihtmärkide pihta. Droonid suundusid Venemaa teise suurima linna Peterburi poole, kus asuvad mitmed tohutud Wildberrisi logistikakeskused, sealhulgas Šušari jaotuskeskus, mis hõlmab üle 100 000 ruutmeetri, Utšina zavodi keskus, mis tegeleb tohutute kaupade kogustega Wildberrisi müüjatelt, ja Krasnoi Beri kompleks, mida ettevõte on aktiivselt laiendanud, et hakkama saada mõnede oma platvormil müüdavate suurimate ja raskemate toodetega. 100 000 Wildberrisi tellimused töödeldakse nendes rajatistes iga päev. Ja Ukraina oli valmis neid öösel põlema panema. Ukraina droonid sisenesid linna õhuruumi. Peterburi on üks paremini kaitstud piirkondi Venemaal tänu oma suurusele, rahvaarvule ja kultuurilisele tähtsusele, kuid sellest hoolimata ei olnud seal piisavalt kaitset, et seda rünnakut peatada. Mõned droonid tulistati alla, kuid paljud liikusid edasi.
Nende iseloomulik sumin äratas kohalikud elanikud voodist üles, kui need suundusid Wildberriesi ladude poole. Äkitselt kostis arvukalt plahvatusi, mille lööklained levisid üle linna, kui nii Shushari kui Uchina Zavodi komplekside mitmed laod süttisid põlema. Elanikud salvestasid sündmust, kui leegid lakkusid õhku ja suitsusambad tõusid üles, varjates öötaeva tähed. Piirkonna kuberner Aleksandr Drozdensko oli sunnitud kinnitama, et droonid olid taas Peterburi rünnanud. Ka linna lennujaam pidi tulekahjude tõttu tegevuse peatama. Ja kui Wildberriesi juhid arvasid, et Peterburi oli sel ööl Ukraina ainus sihtmärk, siis nad eksisid rängalt. Mõne tunni jooksul teatati täiendavatest tabamustest, plahvatustest ja tulekahjudest ka Tveri logistikakeskuses, kus õhk oli samuti paksu suitsuga täidetud. Ja Krimmi linnas Simferopolis, kus tegutseb ka Wildberries. 1 nädala jooksul ründasid Ukraina droonid vähemalt 9 Wildberriesi logistikakeskust, Lõuna-Venemaalt kuni põhja pool asuva Leningradi piirkonnani. Nad hävitasid miljardeid dollareid väärt laovarusid ja mõjutasid umbes 552 000 ruutmeetrit laopinda, mis moodustab umbes 10% Wildberriesi koguvõimsusest. Nad jätsid arvukad ettevõtete omanikud frustratsiooni ja raevu küüsi. Paljud neist suunasid selle viha oma riigi juhtkonna vastu, sest nad jätkavad sõda, mida nad selgelt ei võida, ning on osutunud võimetuks oma rahvast ja taristut kaitsma. Veelgi olulisem on see, et Ukraina rünnakud halvavad ka ühe suurima sõjalise logistikavõrgustiku, mis on kogu selle aja varjus tegutsenud. Pealtnäha näib see olevat lihtne veebiturg, kuid tegelikult võimaldab see varjatult sõduritel osta kõike, alates droonikomponentidest kuni kuulivestideni. Seda tehes on Ukraina ainult süvendanud tarneahela kriisi, millega Vene sõjavägi silmitsi seisab. Täna Kremli sõdurid võitlevad juba niigi kehva varustuse ja raskustega vajalike varude hankimisel. Rünnakud Wildberriesi vastu süvendavad neid probleeme veelgi, muutes tavalise Vene sõduri elu veelgi raskemaks ja Moskva võiduväljavaated veelgi väiksemaks. Kohtume järgmisel lahinguväljal.